Tere õhtust! Mina olen Mari, olen karjääriõhtute korraldaja ja minu kõrval seisab Jasper. Istub ja tema on siis füüsika doktorant, aga muuhulgas on ta käinud päris palju välismaal konverentsidel Soomest Itaaliani ja töötanud insenerina Quarkis ja ka Quarki, kui te ei ole veel kuulnud, siis Quark tegeleb teadusteatriga. Seda näete siis siin ka hetke pärast. Ütleme, põnev välismaa kogemus minu jaoks on siin ka veel see Ukrainale sõjalise abi pakkumine. Seda ma ootan põnevusega, milles see seisnes. Ja lisaks on ta siis ka olnud seljakoti rändur Kagu-Aasias. Aga palun, Jasper räägib ise lähemalt. Tere siis ka minu poolt. Nagu Mari ütles, ma olen füüsik, ma olen teadlane, doktorantuuris praegu Tartu Ülikoolis. Ja kuidas ma Marile silma jäin, ma osalesin ühel üritusel nimega 3 minuti loengute konkurss, kus ma kirjeldasin oma doktoritööd lihtsalt ja labaselt 3 minuti jooksul. Ja ma võitsin selle finaalgala ja pääsesin ETV-sse. Ja Mari kutsus mind siia, et ma räägiksin teile ka lihtsate sõnadega natukene füüsikast, täpsemalt tuumasünteesi reaktoritest ja selgitaks, kuidas ma jõudsin teadlaseks, ehk põhimõtteliselt elulugu. Ja sinna kõrvale ma näitan ka paari füüsikakatset. Aga kõigepealt siis tuumasünteesi reaktoritest. Nimelt kogu aeg sünnib rohkem ja rohkem inimesi ja inimesed tarbivad aina rohkem energiat. Ehk siis teadlased, insenerid, kes iganes näevad, et tulevikus meil tuleb suur energiakriis, kuna tarbimine aina tõuseb. Mistõttu me peame arendama praegu olemasolevaid energiaallikaid või leiutama uusi. Ja uue näol ongi tuumasüntees. Põhimõtteliselt see protsess, mis hoiab päikest elus. Ja kõigepealt tõmbame natukene kerime tagasi. Räägin teile tuumajaamadest. Tuumajaamades on selline protsess, et sul on üks suur aatom, uraaniaatom, mis siis laguneb mitmeks väikseks aatomiks. Selle käigus tekib neutroneid, kiirgust, soojust. Põhimõtteliselt selle soojusega keedetakse vett. Ja siis see vesi, selle veeaur, see pöörab turbiini, mis pöörab generaatorit ja tekitab elektrit. Kui kaugelt vaadata peale tuumasünteesi reaktori, siis nagu elektrijaamale, siis kaugelt see näeb samasugune välja. Sul on mingisugune reaktor, seal tehakse soojust, soojus keedab vett, turbiin pöörleb, tuleb elekter. Aga kui vaadata reaktori sisse, siis see protsess on täiesti teistsugune. Ehk siis kui tuumaenergiaga, praeguse tuumaenergiaga laguneb üks suur aatom, siis tuumasünteesi käigus liidetakse mitu väikest aatomit üheks suuremaks. Antud kontekstis vesiniku isotoope. Ja tuumasüntees öeldakse, et sellel on mitu eelist tuumaenergia, siis praeguse tuumaenergia osas. Üks on see, et öeldakse, et kütust on lõputult, tegelikult lõputult ei ole, aga seda on palju. 2 kütuse osa on, mis siis tuumasünteesi reaktoris kasutatakse. Üks on deuteerium, mis on siis vesinik, millel on 1 neutron liiga palju. Ja teine on triitium, mis on vesinik, millel on 2 neutronit liiga palju. Ja kui nüüd need 2 tugevalt kokku lüüa, siis need liituvad üheks, tuleb heelium ja 1 neutron, mis lendab minema. Nüüd deuteeriumiga on see, et deuteeriumit on merevees ja merevett on meil hästi palju. Eks me saame lihtsalt filtreerida mereveest selle kütuse komponendi välja. Triitiumiga on natuke keerulisem lugu, kuna see on väga radioaktiivne ja selle poolestusaeg on 15 aastat, ehk 15 aasta jooksul pool sellest laguneb ära. Siis seda looduses naturaalselt lihtsalt ei eksisteeri. Aga me teame, et seda on võimalik sünteesida. Nimelt, kui see sama deuteerium triitium reaktsioon on, või siis mingi tavaline uraani lagunemine, sul lendab neutron välja ja kui see neutron tabab liitiumi isotoopi, ühte kindlat isotoopi, siis see muundub triitiumiks.
Ehk siis selle reaktsiooni käigus on võimalik tekitada talle endale kütust juurde. Põhimõtteliselt siin on vaieldav see, et kui nüüd see kasutab liitiumit kütusena, sisuliselt, aga kõik räägivad, et liitiumit on maa peal vähe ja et mis jama on, siis tegelikult liitiumit on vähe praeguse tööstuse jaoks, akudesse panemiseks näiteks. Aga kui me vaatame tuumasünteesireaktorit, siis sinna kulub väga väike hulk sellest, mis praegune tööstus kasutab. Nii et selles suhtes on liitiumit küllaga. Teine asi on see, et ei ole radioaktiivseid jäätmeid. Kui meil on uraan, siis see laguneb mingiteks väiksemateks asjadeks, mis lagunevad edasi. Iga kord, kui lagunemine toimub, siis see kiirgab midagi. Midagi sellest protsessist tuleb. Ja see on siis radioaktiivne. Aga tuumasünteesi käigus on ainult üks asi, mis on radioaktiivne. See ongi see triitium ise. Ja kui triitium, pääseb siis reaktorist välja, läheb mingisse muusse torusse, siis see lihtsalt filtreeritakse välja ja pannakse uuesti reaktorisse. Põletatakse ära nii-öelda. Ja põhimõtteliselt on see ka selles mõttes ohutu, et kui tuumajaam, praegused tuumajaamad, kus on tuumade lagunemine, see on rohkem nagu selline puupõletusahi. Sul on uraanipelletid, mis on siis nagu puuhalg. Sa paned selle ahju, sa paned selle põlema ja siis ta põleb seal. Kogu kütus on korraga ahjus. Sa saad reguleerida, kui kiirelt ta põleb sellega, et avad või sulgetust. Aga lõpuks on see, et kui midagi katastroofilist juhtub, siis kogu see halg põleb ära. Ja siis tuleb Fukushima või Tšernobyl või mingi siuke asi, eks ju. See on hästi nõme. Aga tuumasünteesi reaktor, see on rohkem nagu automootor. See pritsib aegalt natukene kütust sinna sisse ja kui midagi katastroofilist juhtub, siis pannakse kraan kinni ja reaktsioon sureb ära lihtsalt. Praegu me oleme inimkonnana väga huvitavas positsioonis. Sellepärast, et just praegu, sel hetkel, ehitatakse esimest tuumasünteesi reaktorit, mis hakkab välja andma rohkem energiat, kui ta reaktsiooni käivitamiseks on vaja. Senini on ehitatud umbes 200 tükki neid juba, aga mitte ükski pole andnud välja rohkem energiat, kui ta sisse võtab. See uus reaktor on Lõuna-Prantsusmaal ja selle nimi on ITER. See annab välja rohkem energiat, kui ta sisse võtab, sellepärast, et see on lihtsalt kolossaalne, hiiglaslik. See on selline sõõrikukujuline ja see on 30 meetrit kõrge ja 30 meetrit lai. Ehk siis inimene selle kõrval on pisikene täpp. Senini kõige kuulsam, prestiižsam, võib-olla isegi suurem reaktor on olnud Inglismaal, JET. Ja etteruttavalt ma võin öelda, et tõenäoliselt ma juunis lähen ka sinna oma teadust tegema. Natuke siis ka sellest, et mis senini on saavutatud. Senini on tehtud, kas lihtsalt löödud 2 vesinikku kokku või 2 deuteeriumit kokku. Deuteerium ja triitium kokku lüües, siis sealt tuleb palju rohkem energiat ja see on palju efektiivsem. Aga eelmisel septembril tehtigi seal samas JETis esimest korda inimkonna ajaloos deuteeriumi triitiumi reaktsioon. Kuna triitiumit naturaalselt ei ole, siis seda tuli hästi kaua sünteesida tavalistes tuumajaamades näiteks. Ja selle reaktsiooni käigus tuli välja 69 megajouli energiat, ehk siis 69 miljonit jouli energiat. Ma pärast selgitan, mis on joule. Ja selleks kulus ainult 0,21 milligrammi kütust, ehk siis 0,00021 milligrammi. Tolmukübemest tehti 69 miljonit korda seda, mis on ühe õhupüssi kuuli energia. Ehk siis, kui sa kasutad seda õhupüssi, laed selle ära, paned selle tinakuuli sisse, tulistad, see on 1 joule. Aga nüüd 69 miljonit korda rohkem energiat tuli sellest. Point on lihtsalt selles, et see on hästi palju. Nüüd oleme siis eluloo selles faasis. Eks ma kirjeldasin teile hästi lühidalt, mis on tuumasünteesi reaktorid, loodetavasti mitte liiga keeruliselt. Te võite muidugi pärast mult küsida, et mis see sõna tähendas või too sõna. Aga elulugu. Ma kasvasin üles 30 kilomeetrit Tartust põhja poole metsas. Ma tegin seal päris palju tööd. Raiusin võsa, lõhkusin puid, niitsin muru. Millegipärast mul pidi seal olema golfimuru, aga ma saan uhkustada, et ma olen
praktiliselt professionaalne muruniitja, sest ma olen seda 15 aastat teinud. Ja ma võin ka õputada sellega, et kõige suurem pakk, mille ma olen ära lõhkunud, on 2 meetri suurune kuusepakk. See oli küll keskelt mäda, aga sellegipoolest ma olen uhke sellele. Ma olin selline väike mudilane toona. Palju kirvetööd ja kiilu peksmist, aga lõpuks sai hakkama. Aga üks oluline asi selle koha juures oli see kuuri kõrva vanarauahunnik. Mingisugused torud, roostes, plaadid, mingi külmkapp, jalgrattaraam. Aga see oli minu inspiratsiooniallikaks. Sellega sai algus nii-öelda minu inseneeria karjäärile, kui see üldse karjäär on. Sest ma meisterdasin, nikerdasin erinevaid asju, iga laps tahab endale mõõka teha, mina sain selle teha. Ja oli selles mõttes päris tore. Koolis ma käisin Tartu Descartesi Lütsemis. See on selles mõttes huvitav kool, et selle esimene võõrkeel oli prantsuse keel hoopis. Aga muidu see oli täiesti tavaline kool. Hea õhkkond oli, seda küll. Ma olen kuulnud ka palju teisi hirmujutte, aga ma võin öelda, et minu kool oli normaalne. Ja ma olin 5. põhikoolis ja käisin paljudel olümpiaadidel, mingid ajaloo olümpiaadid, bioloogia, mata, mingid sellised. Aga see ei võtnud tegelikult liiga palju energiat, ma lihtsalt tegin kodutööd ära, sellepärast et vanemad sundisid. Ja põhikoolis, kuna ma siis sellise väikse mudilasena esimestel aastatel nagu bussiga 30 kilti ei sõitnud, siis ma ootasin ära, et mu vanemad, et nende tööpäev lõpeks ja ma saaks nendega autoga sõita koju. Eks mul oli palju vaba aega. Ja selle aja jooksul ma käisin näiteringis ja koorilaulus. Ma olen elu jooksul kokku näidelnud 11 aastat, kui välja arvata teaduspoiss. Ja kooris 13 aastat. Igatahes näitering aitas päris palju igas eluvaldkonnas. Olgu see mingisugune suvaline teadusettekanne või, ma ei tea, kas või siin teie ees olemine. Põhikoolis mu lemmikaine oli keemia. Sest 8. klassis, mäletan küll, ma olin suht frustreerunud, olid ilgelt paljud mingid suvalised teemad, mis nagu üldse ei tundnud kokku, minevad mingi oksidatsiooni astmed ja mingid suvalised tükid, eks ju. Aga aasta lõpus kõige viimane teema, see oli nagu viimane pusletükk. Kui ma selle ära õppisin, siis loksus kõik paika ja mingi selline terviklik süsteem tekkis ja mul oli nagu efekt. Ja see oli täiega äge. Sellepärast oli keemia minu lemmik. 9. klass vajus natuke ära, aga mis sellest. Peale põhikooli ma läksin otse tööturule. Ehk siis tutvuste kaudu suve ajal ma käisin firmas nimega Telegrupp, olin nõrkvoolu installatsioonitehnik. Ehk siis ma installisin nõrkvoolu seadmeid. Mingid suitsuandurid, videokaamerad, serverid, siuksed asjad. Ja ma kordasin sama asja ühel suvel 10 ajal, kus siis ma ehitasin näiteks Tartu Ülikooli kliinikumi. Ja tuleb välja, et see töö ei olegi nii raske, sa pead lihtsalt lugema manuaali, vaatama, et mis juhe kuhugi käib ja siis kokku panema, ongi kõik. Aga see on see lugemise osa, mis on raske, eks ju. Ja kui ma kliinikumi ehitasin, siis ma tegin endale süsteemi. Ma vaatasin, et see seade käib sinna, too tänna ja tegin märkmeid endale. Aga kuna ma tegin märkmeid ja siis ma hoomasin kogu seda süsteemi, siis järsku ma olin võib-olla 15 või umbes niimoodi, mul oli 3 täiskasvanud meest kamandada. Ja ma ei saanudki ise enam seda tööd teha, seepärast, et ma pidin kogu aeg 9 korrust üles alla trepist jooksma, et neile tööd anda. See oli ka huvitav kogemus. Aga gümnaasiumis ma tegin ainult 1 sisseastumiskatsed ja Treffnerisse. Mul oli plaan B tehniliselt, et kui ma mingil põhjusel sisse ei saa, siis ma lähen oma vanasse kooli, löön jalaga direktori ukse lahti ja ütlen, et kuule Jaan, ma tahan siin edasi õppida. Aga kui teil on siin mõni põhikooli õpilane, siis palun ärge teie seda tehke, et see on nali natuke, eks ju. Aga ma õppisin korralikult ja uurisin siis Treffneristidelt välja, et mida siis katsetel küsitakse. Ja üks asi oli, nad ütlesid, et õpetajatele meeldib, kui sa tead, mida oma eluga teha tahad. Siis ma istusin maha ja mõtlesin selle välja. Lauale jäi 3 varianti. Kas saada militaristiks? Teate, äge, jooksed ringi, plahvatused käivad, helikopteriga lendad, selline asi, eks ju.
kas olla mingisugune äge arst, kas kirurg või kiirabi või midagi sellist, või teadlane, lükata inimkonna teadmist nagu aina edasi ja teha esimest korda elus asju, inimkonna ajaloos esimest korda asju. Arstiks ma ei viitsinud saada, liiga palju tuupimist. Füüsika on selles mõttes lihtne, et sa saad põhiasjadest aru ja siis muud asjad on tuletatavad. Aga arstis mingid luunimed, ma ei taha nii palju tuupida. Militarist, sellega oli see, et see oli vist kas 11. klassi algus või niimoodi, ma käisin esimest korda Airsofti mängul. Airsoft on põhimõtteliselt see, kui sul on õhupüss, automaat, sa jooksed ringi ja tulistad oma sõpru sellega. Nagu paintball, aga natuke lõbusam. Ja kõige esimese mängu, kõige esimesed 5 minutit ma piilun aknast välja ja laksti otse lauba keskele sain kuuli. Ja siis langes ka militaristi karjäär laualt ära. Ja siis oli lihtne, ainult üks valik oli laual ja nüüd ma olen seilanud rahulikult, eks ju. Aga siis olid niimoodi ma sain siis plusspunktid õpsidelt, aga mul oli ka vaja teha üks valik. Mul oli 3 varianti, reaalklass, loodusklass või humanitaarklass. Ka see ei olnud raketiteadused, mida ma valin. Sellepärast, et ma südamest jälestan kirjandeid. Nagu tõsiselt. Mu elu kõige parem kirjand on olnud kirjand sellest, kuidas kirjandid on halvad. Ja kuskil 6.-7. klassis oli isegi periood, kus ma pidin iga jumala päev ühe kirjandi kirjutama. See oli nagu keeras veel vinti peale. Igatahes gümnaasiumisse minnes ma tahtsin võimalikult kaugele saada kirjanditest kui võimalik. Ja reaalklass oli nagu võimalikult kaugel. Kuigi mulle meeldis keemia, siis loodusklassis oli rõhk keemial, bioloogial ja geograafial. Aga bioloogia ja geograafia on minu jaoks nii huvitavad, reaalklassis füüsika ja matemaatika, need olid okeid. Nii et ma läksin reaalklassi. Treffis ma jätkasin samas vaimus. Käisin olümpiaadidel, sain mingitele riiklikutele isegi. Tegin igasuguseid projekte, nagu näiteks kogusin sõbrad kokku, tegime fotojahti, tegime naljakaid pilte linna peal ja võitsime mingeid võistlusi ära ja selliseid asju. Ja Treffneri ajal ma sain ka aru, et ma ei pea olema läbi lõhki viieline. Tore on, eks ju, aga ma ühel hetkel mõistsin, et kui ma üritan ka neid aineid, mis mind üldse ei huvita, 5 peale õppida, siis ma võiksin murduda. On oht, et ma murdun. Ehk siis point on selles, et olge tublid, aga mõelge ka oma vaimse tervise peale, ärge üle pingutage. Treffis oli, 10 ajal oli ka lõputöö vaja teha. Lõputöö oli siis kas uurimustöö või praktiline töö. Kus siis praktiline töö on see, kus sa füüsiliselt ehitad midagi. Ja siis mul lõi hõõglamp pea kohal põlema. Et mul on ju Vanarava hunnikus lehtvedru ja ma olen alati tahtnud ehitada ambu, vibupüssi. Siis ma läksin koju, võtsin selle lehtvedru, saagisin mingid jupid ära, lihvisin rooste maha, puurisin augud läbi, tõmbasin trossi läbi, võtsin brussi, freesisin soone, tegin mingisuguse päästikumehhanismi, ehitasin mingeid nooli, igatahes tegin selle kogu asja ära, eks ju. Aga üks probleem oli, ma ei olnud mitte kellegiga seda kooskõlastanud. Ehk siis mul oli see probleem, et töö on justkui nagu valmis, aga ma isegi ei tea, kas ma tohin seda teha. Siis selle lahenduseks ma mässisin oma ammu õhukese teki sisse ja läksin kooli sellega. Läksin ühe õpetaja juurde. Kuule, kas sina tahaksid minu ühendaja alla? Näe, siin on amb. Ei, mina ei taha. Aga sina? Ei, mul ei ole aega. Aga sina? Ei taha. No õnneks üks õpetaja, ajalooõpetaja, oli nõus ikkagi mind oma juhendatavaks võtma. Ja see läbi, mul oli see füüsiline asi valmis, aga ma kirjutasin veel päris pikka osa nagu ajalugu juurde. Kokku tuli 40 lehekülge koos piltidega. Ja retsensent, ehk siis see, kes pidi seda tööd lugema ja hindama, ta oli vist kurb selle peale. Ta kurtis, et see on bakatöö mahus. Aga see oli piisavalt tugev lõputöö, et ma käisin ka õpilasteadustööde festivalil, kui ma nime õigesti mäletan. Vist toimus isegi siin samas majas. Ja ma sain seal publiku lemmiku auhinna. Tuleb välja, et kui sa teed neonroosa postri, siis see püüab pilku. 10 ajal ma käisin ka esimest korda täiesti autonoomselt reisil.
Ehk siis eelnevalt ma olin ka igal pool käinud, mingid Saksamaad ja Gruusias olin käinud ja kohtades. Aga see oli alati olnud mingi ekskursioon või konverents. Aga nüüd me läksime sõpradega lihtsalt niisama Pariisi. Ja see oli päris arendav kogemus, sest esimene kord tuleb ise endale öömaja hankida ja mingi Airbnb ja siis tuleb välja, et see on mingisugune narkar, kellega sa koos elad ja igatahes. See oli päris lõbus reis, kus ma arenesin väga palju. Ja sellest ajast saati ma olen ka silma peal hoidnud selle võtmega reisidel. Nüüd on ülikooli aeg. Bakalaureus. Mul oli suht lihtne ja loogiline valik, mida teha. Ma läksin Tartu Ülikooli füüsikat, keemiat ja materjaliteadust õppima. Ma olin esimene aasta, kellel oli selline ühendsuund. See oli päris tore sellepärast, et ma sain põhja, vundamendi, maigu nendest kõigist 3, aga ma sain spetsialiseeruda füüsikale, mida ma siis selleks hetkeks, mis mulle väga meeldis. Ja miks mulle just füüsika oli hakanud meeldima gümnaasiumi ajal, oli seepärast, et mul oli hästi tore füüsikaõpetaja. Selline vana elutark vend, kes teadis, mida ta räägib, aga ta oli hästi muhe ka. Käis, tegi nalja ja ütleme, talt on päris palju lõbusaid tsitaate, aga ma ütlen ühe teile. Statistika on nagu miniseelik. Lubab palju, aga ei näita mitte midagi. Nii et korduskatsed ei pruugi näidata, kas lint lendab õhus või mitte. Igatahes ma läksin FKM-i, füüsikat, keemiat, materjaliteadust õppima. Ja see oli üllatavalt äge eriala, sellepärast et esiteks kursuse vaim. Kursuse vaim oli mõnus, sellepärast see oli piisavalt raske eriala, et kõik hoidsid ühte. Kõik tegid koostööd, aitasid üksteist ja siis pidusid ja kõike sellist ka. Ja sotsiaalselt poolelt oli väga äge. Ning see oli päris asjalik ka. Ma mäletan eredalt mingit ühte tundi, kus see oli vist tuumafüüsika praktikum. Igatahes me mängisime radioaktiivsete mingite vedelike asjadega. Et näe, siin on sulle süstal, siin on sulle poloonium, võta õige doos, tee midagi sellega. Igatahes. Selles mõttes usaldati ka meid, see oli päris tore. Ja üks mehaanika praktikum oli ka hästi tore. Ehk siis praktikumi eesmärk oli, näe, siin on rahakummid, patsikummid, mis iganes kummid ja siin on mänguauto. Mõõda neid, kaalu neid, tee mis iganes sa pead tegema, aga pärast õppejõud võtab ja paneb sulle mingi hulga kumme, teeb katapuldi ja siis see katapult viskab autot laua pealt maha. Ja nüüd sinu eesmärk on, sa ei saa seda katapulti ise kasutada, sa saad ainult mõõta kummi mingit elastust ja sihukest asja. Sinu eesmärk on see, et kui nüüd õppejõud teeb sulle selle katapuldi valmis, siis sa võtad oma eelnevad teadmised, mis iganes sa kirja panid, teed arvutuse, mingid valemid on, eks ju. Ja siis sa pead panema ühe korvi kuhugi põrandale, kus sa arvad, et auto kukub. Ja see oli nii äge! Sellepärast, et see lendaski korvi. Ma olin efektiivselt saanud võime tulevikku ennustada. Ja sellest ajast saati olen ma sensitiiv. Okei, see on nali. Baka ajal ma käisin ka teadusbussis. Mu teadusteatri kogemus ei olnud mitte Kvarkis, mida algul mainiti, aga teadusbussist, kus siis ma käisin üle Eesti erinevates koolides ja tegin koolilastele teadusteatrit, need samad katsed nagu siin, aga mõnikord teetavad paremini, mõnikord halvemini. Aga seetõttu on ka mingi tõenäosus, et 5-6 aastat tagasi ma käisin ühest teie koolidest ja võib-olla te olete mind varem näinud. Võib-olla. Bakatöö ajal ma hakkasin ka käima igast konverentsidel. Siis oma seda bakatööd või senist teadustööd esitlemas, teisi kuulamas. Ja seetõttu ma sain aina rohkem ja rohkem reisida. Baka ajal ma läksin plasmafüüsika laborisse ja hakkasin tegema seda tööd, mis ma praegu teen. Aga siis lihtsamas vormis. Ehk siis ma aitan arendada meetodit, millega mõõta, kui palju radioaktiivset kraami on reaktori seina ladestunud. Ehk siis see üks radioaktiivne kütuselement,
kui seda on liiga palju reaktori seinas, siis teadlased ja insenerid surevad ära. Eks on vaja teada, kui palju seda on seal. Ja selle jaoks, et mõõta, kui palju seda siis seal seinas on, ma võtan sellise hästi suure, hästi võimsa laseri, minu rindkere suurune. Ma tulistan sellega vastu metallplaati, väikseks täpiks. Ja see energia, mis seal väikse täpi peal on, see on nii suur, et absoluutselt kõik aurustub ja muutub plasmaks. Sul võib olla kas või tükk rauda, see ikka aurustub hetkega ja muutub plasmaks. Ja siis see materjal, mis on sealt välja lennanud, plasmaks muutunud, see on nii kuum, et elektronid on ära rebitud aatomite küljest. Ja siis, kui plasma jahtub ja elektronid tagasi lähevad, siis see kiirgab mingit valgust. Ja kui ma mõõdan seda valgust, siis ma saan arvutada, mis oli selle materjali sees, ehk kui palju triitiumit oli reaktori seinas. See oli siis lühidalt, mida ma teen, eks ju. Baka ajal ma käisin ka tööl firmas nimega Quark. See oli selles mõttes hästi lahe töökoht, et ma olin sisuliselt insener ja mul oli alati mingi uus asi, mida teha. Näiteks ma olen disainanud Rakett 69 saatesse mingeid katseid või ehitanud ühte muuseumisse inimkonna esimese videomasina, selline ketas, mis pöörleb ja seal on peeglid ja igatahes umbes selline asi. Aga selle töö kulminatsioon oli see, kui ma käisin Saku Suurhallis ja aitasin läbi viia Quark Show, mis oli siis vähemalt toona Põhja-Euroopa kõige suurem teadusshow. Ja sinna ma ehitasin maailma kõige suurema Rubensi toru. Nii, Rubensi toru. See on nüüd teras, tuli ja muusika. Ehk siis sul on toru, kus on palju väikseid auke. Aukudest tuleb välja põlev gaas ja see gaas, siis sul on palju neid leegikesi niimoodi. Ja kui sa mängid sinna torusse mingit muusikat, siis need leegid teevad mingisuguse mustri. Igatahes, ma konkreetselt ehitasingi maailma kõige suurima Rubensi toru, mis on praegu Guinessi rekordites ja opereerisin seda seal show'l. See oli päris suur projekt. Peale Bakat ma tiksusin edasi rahulikult oma eluteel. Eks läksin magistrisse, jätkasin Tartu Ülikoolis. See oli selles mõttes huvitav, et 8 kandidaati oli, aga 10 kohta. Ehk siis, mis sest, et ma kirjutasin väga hea motivatsioonikirja, ma sain lihtsalt sisse, eks ju. Aga see oli ka selles mõttes väga lahe, et 8 tudengit, aga 8 moodulit, mille vahel valida. Moodulit ehk siis õppeained. Moodulit olid siis näiteks mingi teoreetiline füüsika või eksperimentaalfüüsika, ma olen eksperimentaalfüüsik, või praktiline füüsika, ehk siis keerad juhtmeid kokku ja mingi mõõdad sensoriga mingeid asju, või ka pedagoogika, õpetamine. Ja sa võisid ka erinevate moodulite vahelt võtta aineid, mis sinu jaoks kasulikud on. Ehk siis ma sain täpselt teha seda, mida ma tahtsin, õppida seda, mis ma tahtsin, mulle kasulik oli. Super. Kes iganes selle õppekava tegi ja viimistles, ta tegi väga head tööd. Ma jätkasin samas vaimus, käisin paljudel konverentsidel ja käisin ka välismaal siis külalislaborites mõõtmisi tegemas. Ehk siis avanes ka selline suund teadusest. Ja alati, eranditult alati, on need mõõtmised hästi suures mahus. Ehk siis näiteks kõige esimene Baka mõõtmised, mis ma tegin, mul oli 3 gigabaiti tekstifaile. Tavaliselt sa kirjutad mingit tekstifaili, siis on 1 kilobait või midagi sellist, eks ju. Aga gigabaiti, 3 gigabaiti. Seetõttu ma ei ole programmeerija, aga ma olen hästi palju progenud. Ja vist magistri lõpus tuli välja ka esimene teadusartikkel. Ehk sellest hetkest alates ma sain end kutsuda teadlaseks. Doktorantuuris, milles ma siis ka praegu olen, on veel rohkem konverentse, veel rohkem lähetusi, veel rohkem vinti peale keeratud teadustööle. See doktorantuur ei ole enam nii väga nagu õppimine, see on rohkem teaduse tegemine, mille kõrvalt sa teed paar eksamit. Ehk siis rõhk on nagu täiesti teise asetusega. Ja lihtsalt näiteks detsembris ma käisin Hollandis, kus ma tegin
kasutasin ühte hästi suurt ja hästi vinget lineaarplasmaseadet, ehk siis mingit seadet, mis tulistas plasmajoa. Ja see pidi töötlema objekti niimoodi, et see simuleeriks siis päris tuumasünteesi reaktori seina. See on üks proovitükk, mis näeb selline välja. See ei peaks olema must ja siin kohe kindlasti ei peaks olema auku sees. Operaatorid, kes seda masinat kasutasid ka, nad ütlesid, et me ei ole mitte kunagi midagi sellist näinud. Ups. Õnneks midagi nagu katastroofilist ei juhtunud ja sain ikkagi oma mõõtmised korralikult ära tehtud. Aga selles mõttes, et päris vinge on suurte ja võimsate seadetega tööd teha. Ja praeguseks mul on vist 4 teadusartiklit välja tulnud. Eesmärk on vähemalt üks veel, et ma saaksin doktorantuuri lõpetatud mingite kindlasti tingimustega. Ja siis ma teen seda edasi, mis ma praegu teen. Ja mulle täiega meeldib see, mida ma teen. Sest ma mõtlesin ju selle põhikooli lõpus välja, eks ju. Siis, kui rääkides veel reisimisest, märtsi alguses ma käisin ühel konverentsil, aga märtsi keskel, ehk siis umbes 6 aega tagasi, ma käisin Soomes ja ma mõõtsin esimest korda selle meetodiga päris tuumasünteesi reaktori tükke. Ehk siis sama JET, mida ma alguses mainisin, see Inglismaa tuumasünteesi reaktor. Seal oli vana sein, mis saati tükkideks ja tükid saadeti igale poole uurimusgruppidesse laiali. Tehke, mis tahate nendega. Tehke teadust. Ja ma sain neid mõõta ja analüüsida. Ja praegu siiamaani ma ikka veel analüüsin neid, sest selle info põhjal ma lähen juunis sinna JET-i koha peale ja mõõdan esimest korda inimkonna ajaloos tükke, milles on konkreetselt tritium sees. Kuna see oli esimene kampaania inimkonna ajaloos, kus tritiumit kasutati alles nüüd septembris. Ehk siis see on täiega põnev ja esimest korda inimkonna ajaloos asi, mida ma saan teha. Doktorantuuris ma käisin ka alguses tööl kooli kõrvalt ja ma käisin praktikalis. See oli selline tore startup, mis disainis katsevahendeid koolitundidesse. Nüüd on vist keemia, bioloogia ka, aga toona oli ainult füüsika. Ja ma aitasin siis disainida ja välja mõelda neid katseid. See oli selles mõttes päris kaval, et katsekomplektis sul on mingisugused rahakummid, knopkad, CD-plaadi hoidjad, mingid sellised asjad. Aga neid kombineerides sa saad teha 20 eri katset või midagi sellist. Ja vahe on selles, et selle komplektiga igal õpilasel on konkreetselt mingi asi, mida nagu harjutada, proovida ise oma kätega. Aga tavaliselt oleks lihtsalt loed nukralt õpikut ja ongi kõik. Et selles mõttes oli ka täiega äge, et kuidagi saab aidata olukorda. Ja nagu ärge kartke, ma olen tavaline inimene. Te võite ka, ma ei tea, Instagrami kirjutada või midagi sellist. Et kui ikka huvitab mingi asi, eks ma siis vastan või üritan välja uurida, kuidas asi siis töötab. Eelmisest aastast saati ma olen saanud endale uue hobi. Ma olen nüüdseks käinud 5 korda militaarkonvoiga sõjatsoonis. Eks ma olen juhtinud militaarkonvoi Eestist Ukrainas Kiievisse ja andnud vahetult sõduritele üle. Siis need autod, droonid, jammerid, mis iganes need vaja on. Ja see on selles mõttes hästi lahe kogemus. Et ühtepidi see on kasulik, see on nagu meile ka otseselt kasulik. Aga kui sa näed ikkagi täiskasvanud mees sinu ees nutmas, sest ta sai auto ja see päästab 20 inimese elud nüüd, see on ikkagi omamoodi kogemus. Ja kuulata neid kõiki sõjajutte, see on vinge. Ja see seltskond, kellega me seal käime, kes siis ka konvois on, juhivad teisi autosid, see on hästi lahe seltskond. Mingisugused ärimehed või kuulsused või kes iganes. See, et sa nendega sõidad 2000 kilomeetrit ühte jutti läbi ja siis on teil kõigil selline tunnetus, et me tegime koos midagi rasket ja ägedat. Ja see on selline mõnus siduv element. Ehk siis, hobi. Aga ma
Mari mainis ka seda, et ma olen seljakotirändur olnud. Ehk siis ma saan eputada sellega, et üks hetk ma käisin Kagu-Aasias 5 riike läbi ja olin seljakotirändur, aga ma läksin turistiradadest meelega kõrvale. Ehk siis ma ujusin nii-öelda vastuvoolu. Tänu sellele ma suhtlesin kohalikega, nägin elu, ööbisin mingites mahajätud baarides või sellist värki. Kutsusin Malaisia kaluritega džunglis keset tööd kummitusi välja. Tai-Myanmari piiri peal kohtusin narkoärikutega, kes pakkusid, et lähme sõduritega võitlema. Ma keeldusin viisakalt. Või Laoses nägin ära, mis on päris kommunism, selline mõnus Stalini-aegne kommunism. Et mul vedas, et ma ütlesin, kui ma istusin kommunistliku partei peol ja nad andsid mulle degusteerida 2 tüüpi riisi, siis ma ütlesin õige riisi kohta, et see on parem. Aga selle reisiga, miks ma selle välja toon, on see, et see oli jällegi metsikult arendav kogemus. Sest ma nägin, kuidas on võimalik iseseisvalt hakkama saada. Ei ole üldse nii hirmus, kui sa mingist rongist maha jääd. Siis sa lihtsalt leiad ööbimiskoha ja lähed järgmine päev. Või sa näed, kuidas on võimalik üldse teistmoodi elada ja teistmoodi mõelda. Ja siiralt minu kogemusega ma ütleks, et Eestis on kõige parem koht elada, mis ma olen näinud. Ehk siis kokkuvõtteks ärge kartke võtta vastu väljakutseid ja võtke kõigist võimalustest kinni. Teil praegu, gümnasistidel, võib-olla noortel bakatudengitel, teil on hästi palju stipendiume, grante, mingeid projekte, mingeid reisivõimalusi. Võtke nendest kõigist kinni. See kulub marjaks ära. Kui me lähme tagasi tuumasünteesi reaktorite juurde, siis ma mainisin võib-olla, et tuumasüntees on see, mis hoiab päikest elus. Maa peal on vaja veel 10 korda suuremat temperatuuri kui päikses, sest meil siin ei ole nii tugevat gravitatsiooni. Seda on siis vaja selleks, et see reaktsioon toimiks. Ehk siis tuumasünteesi reaktori sisemuses on 100 miljonit kraadi. Ja paar meetrit sellest kaugemal on hästi võimsad elektromagnetid, mis siis hoiavad seda kuuma plasmat, seda kütust seintest eemal, sest muidu sulaks seinad üles lihtsalt. Ja need elektromagnetid, need vajavad hästi külma. Ehk siis seal kasutatakse vedelat heeliumi ja jahutatakse magnetid, elektromagnetid maha 4 Kelvini juurde. See on siis -269 kraadi Celsiust. Ja ütleme, kõige hullem katastroof, mis saakski olla, mis ma suudan ette kujutada, ongi see, kui mingil põhjusel see hästi kuum plasma saab kokku selle hästi külma heeliumiga. Siis tuleb selline suur aurupahvakas ja plahvatus, mis siis lööb kupli pealt ära. Õnneks, nagu ma enne mainisin, see on nagu sisepõlemismootor, seal väga palju kütust ei ole, mis atmosfääris oleks lennata, aga halb on ikkagi, see on hästi kallis ehitis. Igatahes, aitäh, et te kuulama tulite. Kui on veel küsimusi, me võime pärast arutada. Minu nimi on Jasper Ristkok ja võib-olla saab ka teist teadlane kunagi.